Nüüd aga koeratoitude põnevasse maailmasse. Täna teeme selgeks, mis asi on monoproteiin ja miks see vahel meie lemmikule kõige parem valik on. Tere, Mari. Tere. Aeg-ajalt saab koeratoidu etiketilt lugeda sõna monoproteiin. Mis asi see selline on? Monoproteiin ehk siis nagu liidertoitudel kombeks üks valk korraga. On see siis kana, kalkun, tundlikumale loomale lammas. Miks on monoproteiin hea? Sellepärast, et üldjuhul allergiat tekitavadki valgud. Kui inimene teab, mis tema koerale võib olla allergiat tekitav, siis on tal lihtsam toitude hulgast valida, et see kõige turvalisem valik tagada. Üks proteiin tähendab üldjuhul ka seda, et see toode, retsept on iseenesest pisut lihtsam. Ja selles on hästi lihtne orienteeruda. Inimene ei pea omama eriharidust, et toidukoostisest aru saada. Kõikide nende keeruliste koostisega koeratoitude hulgas liidertoit on tõepoolest nagu sõõm värsket õhku. Just oma lihtsuse, nii retseptide lihtsuse kui ka sarja lihtsuse poolest. Retseptide lihtsus tähendab siis seda, et nagu me juba rääkisime, üks valk on toidus ja sellele siis lisanduvad lisatoitained, mis teevad temast täisväärtusliku koeratoidu. Sinna ei ole lisatud ebavajalikke ballastaineid, et seda toidukogust võimalikult suureks teha. Kõik, mis selles toidus on, omab mingit funktsiooni, kas siis seedimisele, nahale, liigestele. Ja selle tõttu on seda toitu ka lihtne kasutada. Liidertoidud on olemas kutsikatoit, täiskasvanutoit ja seeniortoit. Ja samuti jaotuvad nad siis väikeste, keskmiste ja suurte tõugude toitudeks. Me ei saa võrrelda koera, kes kaalub 9 kilo näiteks, Bernhardini kutsikaga, kes kasvab oma 2. eluaastani ja kaalub kordades rohkem. Minnes tagasi nüüd selle lihtsa retsepti juurde, mida need monoproteiiniga koeratoidud siis veel lisaks sisaldavad? Need lisaained nüüd ongi olulised, sest tegelikult liha sisaldavad ju kõik koeratoidud, mis teevad liidertoitudest erilise ja täisväärtusliku toidu. Retsepte sirvides kohtame päris palju niisuguseid toitaineid, mida me inimesed isegi oma toidulaual meelsasti näeme ja mida me supertoitudeks nimetame. Alustame pruunist riisist, madala glükeemilise indeksiga, energia vallandub järk-järgult, ei teki tühja kõhu tunnet. Tahaks isegi süüa? Tahaks isegi. Lutsern, oivaline kiudainete sisaldus, punapeet, jällegi foolhappe, raud, antioksüdandid, mida me kõik saame sellest, mitte ainult inimesed, vaid ka koerad. Jõhvikad, C-vitamiin, jällegi antioksüdandid. Antioksüdandid on siis vajalikud immuunsüsteemi tugevdamiseks. Linaseemned, omega-3 rasvhapped, hoiavad naha, karvkatte korras ja merevetikad. Merevetikas on siis nüüd niisugune võluaine, mis lisaks mineraalainetele, mis ta loomale annab, muudab ka looma karvkatet. Tähendab, ta toob esile selle värvi, mis karvkate olema peaks. Et kui sul on punane koer, mis hakkab natuke roostetama juba kasukas, siis on hea aeg minna üle merevetikaga toidule. Liidertoitude sarjas on ka erivajadustega loomadele toidud. Neile, kes on pisut ülekaalulised, slimline, on hästi tundliku seedesüsteemiga loomadele, need põhinevad siis lambalihal ja siis on toidud, mis toetavad naha ja karvkatte heaolu. Kui suur probleem see üldse on, et loomaomanik tuleb poodi ja võtab mingi toidu, mida ta võib-olla sooviks osta, aga ta ei saa sellest etiketist lihtsalt aru, et see on niivõrd kirju ja niivõrd keeruline? Ma arvan, et see on päris suur probleem ja üsna raske on ka selles mõttes aru saada. Internet annab nii palju erinevaid teooriaid, kui palju midagi just toidus olema peab, aga me ei pea ju ise leiutama. Me võime usaldada professionaale, kellel on üle 100 aasta kogemust ja kelle toit on tõepoolest täisväärtuslik. Siit tuleb muide ka see hinna küsimus, võrreldes näiteks supermarketi toiduga. Kui sa ostad täisväärtuslikku toitu oma loomale, sa ei pea ostma kalleid vitamiine ja toidulisandeid. Seal on kõik juba olemas. Niisuguse lihtsa retsepti puhul on veel üks eelis. Kui on sõltuvalt koera tervisest vaja anda mingeid lisaaineid, siis on sul lihtne leida, kui palju ja mida.
kui retsept on ülikeeruline kokteil, sa võid üle doseerida või mingist ainest võib jällegi puudu jääda.